ja see oli väga suure tähendusega, see perekonna nõuandlas töötamine, sest see läks nagu kulutuuli edasi, tähendab, räägiti nii. Mind hakati kutsuma. Ja siis ühingteaduse noored naised töötajad ütlesid, et kuulge, aga tulge ühingteadusesse esinema. Te saate tõendi, et te olete ühingteaduse liige, me anname teile komandeeringut ja te saate sõita siis mööda kultuurimaja. Ja ma läksingi. Aga nad ütlesid, et on vaja ühte inimest, kes nagu jagaks ja siis me elasime. Natuke siia poole. Siis me ehitasime Üllaga ju Väänast maja. Ja meie naabriks oli akadeemik Gustav Naan. Ja mina pöördusingi Naani poole. Jah. Kas ta ei tahaks tulla oponeerima? Et see koguneb mingi väike seltskond. Ta soi, et teda see ei huvita. Tema ei tule, teda ei huvita see. Aga ta võib saata ühe naisterahva, kes sellega tegeleb. Ja ütles nime ka Tatjana Urbel. Tatjana Urbel käis minu kursustel. See naisterahvas. Ja. No vaat. Ja ma läksingi siin ühingteaduse esinema. Ja kuulati ära ja seal bioloogid ja keemikud ja füüsikud. See teate, mis teaduslikku ei ole siin mitte midagi. Et meie teile piletit ei anna, aga me teid kasutame, kuna rahva seas on huvi, küsitakse. Pauksuleid nad muide juba tundsid, ütlesid, aga pauksuleid ei ole huvitatud ringi sõitmisest. Nad tahtsidki nagu siukest kes nagu sarja või? Sest ühingteadusel oli vaja ka raha teenida. Muidu oli ju kutsa, ära ole tige. Ei tohi olla. Vaata, kui roheline on siin muru. Ja see helesinine värv majal sobib kõik. Inimestel on maitset. Jaa, roheline muru ja märtsikuus ja sinine nagu taevas maja. Ja vaat siis hakkas huvitav periood mul. Nädalas oli 2 sõitu võib-olla. Ma sain Sillamäel käia, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Hiiumaal, Saaremaal. Sest kõik kultuurimaad läbi see. Ja väike komandeering. Tutvused tulid. Muidugi see teadmine, mis mul nüüd on ja mis siis oli suur vahe. Sest ma sain Veera Karlovna Sperlingu materjalid. No mitte küll kõik, aga suurem osas materjalid endale. Astroloogiast. Tema oli minu astroloogika esimene õpetaja. Ma olen Anti Kidronile, ta on nüüd taevaisa juures, aga ma ütlesin, ma olen sulle eluaeg tänulik, sest Anti Kidron andis mulle selle proua aadressi Valgevase 7 korter 10. Ja mina 7. detsembri 71 läksin talle külla. Ja nii meie sõprus kestis 14 aastat. Iga kui ta enas lõvi proua. Kuldblond, väga toreda välimusega. Õega elas Niinaga.
Nende isa oli sakslane, Sperling, ema oli venelanna, Peterburist tuli. Meeldi iga kord, kui ma sinna läksin, astusin koridori, siis võtan see mant ära, siis proua Savendab. Ninочка, сделай кафе, Игорь пришел. Tassi kohvi, siis ta läks oma kapi juurde, võttis sealt nii huvitavaid raamatuid välja. Aga Igor, kuule, ma näen ühte maja siin, vaata, kuidas sulle see meeldib? Meeldib. Vaata, siin on siuke torn ja... Nurme, kuule, me oleme juba Nurmes. Meil on olnud nii... Me oleme siit mööda käinud juba. Just. Ja minu arust me eelmine kord läksimegi mööda seda vist. Kohvikusse. Ja kohvikusse siit. Ja, näe. Aga täna on siin ilusad Eesti lipud ka. Näe. Vaata, mulle meeldib, vaat need on Nõmme tõelised majad torniga. Saksa tüüp. Jah. Ja sa kujut ette, kui tore seal tornis on. Kui tore tornis, jah. Õhtul lugeda ja... Vaat, mul oleks seal võidud raamatukogu olla tornis. Jah, just. Jah. Muide, sellist kevadtööd on juba tehtud, on rehaga kraabitud ja... Aga õhus ongi kevadet. Õhus on kevadet, jah. Ja vaat see on kõige parem koht nüüd siin ristteel, kus elaksid. Teised ei ole. No need üldse vaatasid paremad, need no üldse ei sobisi. Ja vaata, kes siin on. Kuld. Sel ei ole ka viga. Sel hallil. Värv peaks olema teine. Värv peaks olema teine. Muidugi see meeldib, et tal on torn ja ikka ja aga kuidas sa, kui sa nüüd mõtled tagasi sellele, et kui sa alustasid astroloogia uurimist, et... See oli nii huvitav. Põnev oli elada kohe. Ahah, et algusest peale sul oli kohe siuke intensiivne huvi või oli sa natuke vahepeal jäi kõrvale ja siis võtsid uuesti käsile? See oli nagu küttematerjal, sai täidud lõket suuremaks ajada. Siis tema andis materjale mulle, päevikud ja siis ma õppisin ju tipis ja seal rääkisin üliõpilastega ja üks üliõpilane, et oli hamburimärgis, nimi ei ole mees, aga mul on selle kohta kastide viisi kirjandust. Mu onu tegeles sellega. Onu oli Kingsepp veevalaja. Nagu Jakob Pööme Saksamaal oli Kingsepp. Ja veevalaja, jah. Ja et temal on. Mina võtsin pudel konjak ja läksin talle külla, andsin selle pudeli ja sain terve kasti. Terve kasti kus oli tööd. Paralleelselt oli kogu aeg tööd astroloogia. Ja juba hakkasin kaarte tasapisi tegema 70. Just lihtsad referatiivsed kosmogrammid. Nii vahel ka suuremaid ja mõtle sa näed erinevaid inimsaatuseid ja et see on planeetide ja tähtedega on ära näidatud ja seega tähendab, et saatus on igal ühel olemas. Inimene arvab, et ta teeb ise saatuse, aga tegelikult on ette määratud. Suures plaanis on ette määratud. Väiksed asjad, mis värvi sokid ta paneb hommikul jalga, kas ta joob ära 1 tassi kohvi või 2 tassi. Nad sellised pissi asjad on, aga ikka kellega ta abiellub ja millal lapsed sünnivad ja millal ta uue korteri saab ja elukohta vahetab või midagi, niisugused asjad on suured. Mõned kaardid on väga rasked.
siis pead aga oskama mis teeb rääkima. kaardi raskeks? Mis on see? No punaseid aspekte on palju, Ahah. punaseid raskeid aspekte on ta. Ja ta no kõik tahavad ju, et tal oleks hea elu, no ei ole kõikidel. Vähemusel on hea elu. Kõik head asjad on vähemuses. Ja tegelikult ju kui mõelda, siis ega inimene. Näed, olemegi jah. Jah, me oleme uuesti siis Raudtee tänaval siin. Kuule, me tegime korraliku ringi jah. See oli see, et me eelmine kord vaata ei läinud sinna, aga nüüd me kõndisime kõik selle maa tagasi ära. Jah. Et ma mõtlen lihtsalt, et kui inimesed on vaata sündinud siia maa peale selleks, eks ju, et vaata õppida. Et siis ju mõnes mõttes, et kui on nagu, vaata kannatused on ka siuksed, et need ei ole alati võrreldavad, et need ju tegelikult annavad võimalust just kõige paremini õppida asjadest. No kui su hingekarma on raske, no siis sa ei saa sündida õnnelike vanemate perekonnas. Kui sünnid, et sa pead selle mõistmiseni tulema. Muidu kellel on kohe väga hea ja kerge elu, nad teatud asju ei hakka mõistma. No, on antud puhkuse elu lihtsalt, aga neil ei ole sügavust. On selliseid ka näinud. Nii, aga nüüd oleme siis jälle köök ja kook. Köök ja kook. Köök ja kook. Ja lähme siis sisse. Lähme sisse. Kui soe. Ja soe. Vaatame. See on sinna veel. Lähme sinna poole vast.